Tundub, et disainist räägime oma saates aina sagedamalt, aga on ka põhjust. Disain on uudne ja huvitav. Täna räägime sellist asjast nagu disaini auhind Bruno. Bruno on tootedisaini konkurss, mida me alustasime aastal 2006 ja see on saanud nime Bruno Tombergi järgi, kes oli disainikateedri rajaja Eesti Kunstiakadeemias. Mis laadi tooted või mis laadi disaintooted selle konkursi osalevad? Meil natuke on need kategooriad muutunud, nii et viimastel aastatel oleme välja andnud siis auhindu 3 kategoorias. On elustiili kategooria, kuhu mahuvad siis moeesemed, on elukeskkondliku disaini kategooria, kus on lambid, valgustid, välimööbel ja on insenertehniline kategooria, kus on siis tööstusdisain. Kuidas aastate jooksul see populaarsus muutunud on? Kas see on kasvanud? Kas osalejaid on aina rohkem? No eelmine kord 2 aastat tagasi oli COVID-i aeg, et siis oli märgata nagu vähemat osavõttu, et sellel aastal osales siis 99 kandidaati, kes kandideerisid, edasi pääses teise vooru nendest 2/3, aga siis nominentideks sai siis 26 tööd ja nendest siis veel omakorda shortlisti saame teada reedeks. Selle aasta nagu üllatuseks oli see, et hästi palju tooteid on kandideerinud insenertehnilises kategoorias, mis viitab sellele, et tööstusettevõtted on hakanud professionaalseid disainereid palkama koostööks ja hästi palju innovaatilisi selliseid seadmeid ja tarku lahendusi, alates siis postirobotist lõpetades siis professionaalsete köökide varustusega, et see annab nagu lootust, et ka Eesti majandus koostöös disainiga nagu areneb jõudsasti edasi ja tõstab Eesti konkurentsivõimet. Kui palju nendest osalejatest, nendest disaineritest on sellised korduvad, kes aasta-aastalt teil figureerivad? Kas see üldse on selline maailm, kus korduvad disainerid või on iga kord uued? Vähemalt üle poolte on sellised, kes korduvad ja seda ongi rõõm näha ja tegelikult see on ka motivatsioon disaineritele, et ennast kokku võtta ja oma tootearendus lõpule viia, et nad saaksid seda esitleda, sest see on ka disainerile suur reklaam. Aga ilmselt korrad on ka nähtunud seda, et on võitlejate sekka sattunud mitte disainereid professionaalse eriala poolest, aga on saavutanud väga kõrgeid kohti. Et selles mõttes ka disaineritel on tähtis näha, et konkurents tuleb ka mitteprofessionaalide seast. Et meie juba inimesed on nii disainiharitud, et nad näevad nagu turunõudlust ja vastavalt sellele loovad ka ise tooteid ja tihtipeale saavad ka sellega kenasti hakkama. Erinevad võistlused on ägedad ja need on motiveerivad ja pakuvad osalejatele palju võimalust ennast näidata ja areneda. Siit ka üleskutse kõikidele, kes erinevaid ehitus- või tootevaldkonna konkursse korraldavad, kutsuge ikka nurgakivi oma tegemisi vaatama ja kajastama.